Minu nimi on Katrin ja soovin selle videoga kõnetada lapsevanemaid, haridusasutuste meditsiini ja sotsiaalvaldkonna töötajaid ja juhte, kohalike omavalitsuste inimesi, teisi terviseedendajaid ja terviseentusiaste. Kuulge, mõelge nüüd korra minuga kaasa. Kas hammaste pesemise õpetamine lastele ja hambaarstil käimine on tõesti tänapäeval lasteaia õpetaja ülesanne? Kas tõesti ka see töö tuleb teha vanemate eest ära? Aus vastus, jah. Kui me tahame kasvatada põlvkonda, kellel on head suu eest hoolitsemise võtted ja harjumused, siis tõesti see on oluline. Ja ehk mitte tegema ära tööd vanemate eest, vaid neid toetada sellel teekonnal. Suu tervist pole varem ülemäära fookuses hoitud. Alles viimasel kümnendil on hakatud rohkem sellest rääkima ja aru saama, et hambaravi pole üks kitsas valdkond. Ja nüüd nähakse ka selle seost üldtervisega. Ja võib-olla see on ka põhjus, mis paljud ei tea suuhooldusvõtteid kaasaegseid ja ei käi nende teadmistega ühte sammu. Nii, kõigepealt siis, et kui hull see asi õigupoolest tegelikult on. No, üsna. 2021 aasta globaalse haiguskoormuse analüüs näitas, et suuhaigused mõjutasid ligikaudu 3,7 miljardi inimese elu maailmas. Euroopas on asjad puhta nässus. Üle 50 täiskasvanutest elas koos vähemalt ühe olulise suu tervise probleemiga aastal 2019. Mis need probleemid siis on? Peamised suuprobleemid on ravimata kaaries, parodontiit, hambutus, huule- ja suuvähk, traumad. Millist infot Eesti kohta leidsin? Eestis on laste hambaravi kuni 19. eluaastani tasuta. Ametlik soovitus on viia laps hambaarstile vähemalt kord aastas. Paraku reaalsuseks pole see soovitus saanud, sest andmed näitavad, et mitte kõik lapsed ei jõua regulaarselt hambaarsta juurde. Läinud aastal 71% meie lastest käis hambaarsti visiidil. Noorukute hulgas see protsent on veel väiksem. Muret tekitab selle juures see asjaolu, et nüüd pooled nendest, kes kontrolli jõudsid, vajasid kaariese ravi. Ehk suur osa lastest jõuab süsteemi alles pärast haiguse kujunemist. Varase ennetuse olulisust näitab ka see asjaolu, et eelmisel aastal vajas 1500 2–6-aastast last hambaravi üldnarkoosis. Ma kordan veel kord, 1500 last eelmisel aastal meie väikeses Eestis vajasid üldnarkoosis hambaravi. See viitab sellele, et haigus pidi olema juba kaugele arenenud, et ega üldnarkoosis ju ravi niisama ei tehta. No, õnneks teadus kinnitab, et enamik suuhaigustest on ennetatavad. Suur ravivajadus ja Tervisekassa andmed näitavad, et ennetus on tõesti sinna, et sinna on vaja panustada ja meil on juba tehtud ka väga tänuväärseid tegevusi olukorra parandamiseks. Näiteks Tervisekassa suutervist edendav projekt Suukool korraldab alates 23-24 õppeaastast lasteaedades igapäevast juhendatud hambapesu. Programmi eesmärk on parandada laste hammaste tervist ja suurendada suu tervisealast teadlikkust. Selle programmi käigus siis Suukool varustab lasteaiarühmad hambaharjade, hambapastade, juhiste ja muu vajaliku materjaliga. Meil siin on läinud küll sellega väga hästi, et Hiiumaa on hambapesu edetabelites number 1 Eestis. Väga suur osa meie lasteaialastest saab sellest programmist osa.
Et küll on mul väga hea meel, et meie lasteaiajuhid ja õpetajad seda tänuväärset tööd teevad. Selle nüüd lõppeva õppeaasta alguses käis Suukool hiidlasi ka tunnustamas ja mul õnnestus selle juures olla. Ja Suukooli üks eestvedajatest, Anastasia Kuldma, rääkis seal hammaste eest hoolitsemisest nii huvitavalt ja nii suure kirega, et ma suu lahti kuulasin. See oli väga mõjuv. Et veel tänagi, kui ma tahaksin midagi nagu näksida, siis vahest jätan näksimata, sest tuleb meelde tohtri manitsus, et toidukordade vahel pole sugugi hea, sest happarünnak rikub hambaid. Ühesõnaga, kui saate, kutsuge teda õpetajatele ja lastevanematele rääkima. Niisiis, meie oleme siin Hiiumaal igal juhul suured hambapesufännid ja meil läks veel eriti hästi, sest teine Tervisekassa ennetusmeede, hambabuss, käis eelmisel nädalal Hiiumaal. Nii et terve õppeaasta hoolega hambaid harjanud lapsed said tohtritele hambaid näidata. Lapsed said kõvasti kiita ja hambaarstid kinnitasid, et nende hambad olid kenad ja puhtad. Oli küll ka juhtumeid, kus oli aukusid, aga ka nende vanemad juba teadsid ja rääkisid, et neil on hambaarstile aegkirja pandud. Mina Hiiumaa tervise edendajana igal juhul julgen rõõmuga soovitada koostööd nii Suukooli kui hambabussiga. Nad on väga sõbralikud, professionaalsed ja meeldivad spetsialistid. Ma nüüd toon siia video lõppu veel välja ka mõned olulised punktid, et mis aitavad võib-olla paremini mõista, et miks seda kõike tegelikult väga-väga vaja on. Toon siin välja peamised, kuid keda rohkem huvitab, saab alla laadida minu kirjatöö, mis kujutab endast teadusartiklite ülevaadet laste suutervise ennetamisest haridusasutustes. Nii hammaste lagunemist kui ka muid mittenakkuslikke haigusi soodustavad suuresti samad elustiil ja keskkonna mõjud. Eelkõige suur suhkrutarbimine, tubakas, ebasoodne sotsiaalmajanduslik olukord ja piiratud ligipääs terviseteenustele. Nii, kuna need riskid kattuvad, siis suu tervist toetavad tegevused aitavad tegelikult ennetada ka palju teisi kroonilisi haigusi. Teaduskirjanduses ongi kõige tugevam ja kindlam seos leitud just igemepõletiku ehk parodontiidi ning kogu keha hõlmava põletiku ja diabeedi vahel. Samuti kirjeldatakse uuringutes seoseid südame-veresoonkonna haiguste ja rasedusriskidega. Kuigi siin on lõplike põhjuslike järelduste tegemine teadlaste sõnul veel pisut ennatlik. Nii, mis veel? Lapse eakaaries seostub otseselt valu, söömisraskuste, unehäirete, halvema igapäevase toimetulekuga. Ja nüüd oluline, et lisaks on väikelaste kehv suutervis seotud otseselt kõne ja keele arengu hilinemisega, koolist puudumiste ning üldiste õppimisvõimaluste probleemidega. Ravimata suuhaigused on lastele kurnavad ning nende tõttu kannatab väga tugevalt ka laste ja noorte vaimne tervis. Ja mis siin imestada, eks ju, et sotsiaalne ebamugavus ja häbitunne kehva suu seisundi tõttu, madal enesehinnang, katkised hambad ja valutavad hambad on mõjutud enesehinnangu või enesekindluse langusega. Vaimnesti stress, unehäired, hambavalu rikub järjepidevalt lapse und ja halb uni omakorda mõjutab järgmisel päeval otseselt lapse meeleolu ja käitumist ja emotsionaalset tasakaalu. Aga mida me saame siis laste jaoks teha? Või mis on need tõenduspõhised ennetusmeetmed, mis reaalselt töötavad? Kõige kulutõhusam viis hambaid kaitsta on pesta neid igapäevaselt fluoriidi sisaldava hambapastaga 2 korda päevas.
Siis teiseks, väga hea ja tõhus on suhkru tarbimise piiramine ja vee joomine. Vee joomine, kes teab rohkem seikluste laeka programmis ka on suunatud lasteaedadele, et ka seal õpetatakse vee joomist ja suhkru tarbimise piiramine on ka koolitoidu selles määruses uues sees, nii et liigume sealt pidi ka seda rida pidi. Ja see on jah selge, et pidev näksimine päeva jooksul on hammastele palju kahjulikum kui magususe söömine ühe toidukorra ajal. Toidukordade vahel tuleks söögiks eelistada puhast vett. Siis on erinevad võimalusi hambaid katta. Näiteks püsimolaaride fissuurlisandid, vist eksisin selle nimega. Need on igal juhul vaigupõhised kaitsekihid, millega hambaarst katab tagumiste jäävhammaste sügavad vaod, kuhu hambahari hästi ei ulatu. Ja siis on meil võimalus katta hambaid fluoriidlakiga, mis on siis suurema riskiga lastele, et ka kaitseb hambaid. Viiendaks siis just eelpool räägitud juhendatud hambapesuprogrammid haridusasutustes. Need on odavad ja laia ulatusega ja need aitavad kinnistada igapäevast harjumust just nendel lastel, kellel kodune rutiin on võib-olla nõrgem. Oluline on ka lastevanemate nõustamine. Vanemate teadlikkuse tõstmine parandab otseselt laste käitumist. Meede on eriti tõhus siis, kui nõustamisega kaasneb reaalne abi. Näiteks antakse perele tasuta kaasa hambahari ja pasta. Ja siis veel üks meede on näiteks joogivee fluoreerimine. See on laia mõjuga rahvastikumeede, mille suur eelis on see, et selle mõju ei sõltu meie rahakotist ega vanemate teadlikkusest. Meil see väga levinud ei ole, vähemalt mitte Hiiumaal. Ja muidugi riskipõhised kontrollvisiidid tohtri juurde on vajalikud. Teadus näitab seda, et kõigil ühesugune kohustuslik poole aasta tagant toimiv kontroll ei ole põhjendatud. Hambaarsti külastamise sagedus peaks sõltuma lapse individuaalsest riskist ning visiidi peamine väärtus seisneb just nimelt nende samade ennetavate tegevuste õigeaegses tegemises. Vot, loodan, et sain natukene tähelepanu pöörata sellele, et hambaravi ja suuhügieen ei ole vaid iluteenused. Kui sa satud video peale YouTube'is, siis kindlasti viska pilk peale ka Substacki loodud kanalile Tervisetõendaja logiraamat. Olen käsitlenud seda teemat seal 3-osalisena. Uudis hambapussi külastusest, siis see video siin ja kõige lõppu lisan ka teadusartiklil põhineva ülevaate, et saaksite täpsemalt juba lugeda juurde. Ja internetis muidugi on tohutult informatsiooni või võtke ühendust Suukooli, Tervisekassa, hambapussi ja kohaliku hambaarstiga. Infot on kõikjal. Ja kindlasti ma ei ole siia kokku suutnud haarata kogu tähtsat infot. Seega ma olen väga tänulik teie mõtete, teadmiste ja kogemuste jagamise eest. Et kommenteerige ja rääkige kaasa julgelt. Aitäh teile. Tšau.